kui teil on plaanis selline sõita selliseid Estoloppeti maratone ja teil ei ole nagu ühtegi maratoni enne sõidetud sel hooajal, no siis mingi nädal aega enne te võiksite, ma arvan, nädal täpselt enne pühapäevasel päeval siis teha sellise pikema treeningu, ütleme paaritunnise ja mille lõpus siis viimased 20-30 minutit siis teete natukese kiiremas tempos, nagu oma maratoni tempos. Muu treening võiks olla selline lihtsalt vastupidavusele ja rahulikumas tempos, aga just lõpuosa sellises kõvemas tempos. Aga kas praegu oleks mõtet teha niisuguseid lõike ka juba või niisuguseid kiiremaid? Ei ole. Aga kas üldse on mõtet teha niisuguseid kiirendusi või niisuguseid? No, sellisele maratoni sõitele ütleme kiirenduste tegemine ja lõigutreening. No, ma küll arvan, et eriti suurt midagi ei anna sellise vanemale sõitjale, et pigem osaleda sellistel suusa teisipäevaputel ja sellistel rahvaspordiüritustel, kus saab oma kiirust nagu testida, oma suuski testida, määrimist ja sealt saab selle tunde kätte, selle võistlustund. Nädal enne siis seda põhimaratoni, et siis selle pikema treeningu lõpus siis võib proovida paljudel siis need gaasipedaali all seda vabaruumi on, et selle lõpuosa püüate siis vajutada nagu sinna gaasipedaali põhja või vastavalt enesetundele, kuidas see antud päeval see enesetunne on. Ja noh, peale seda järgmine nädal, ütleme seal paari päeva pärast võiks teha sellise saalis jõutreeningu, kergemat sorti ainult oma keha raskustega, 20-30 minutit, et natukese kiirendada seda taastumist ja ega enne seda põhimaratoni väga palju suurt midagi teha ei saagi, et sellest viimasest tõsisemast treeningust tuleb taastuda ja kõik oma energiaorud nagu täis laadida.